Sobipaus podcasti. Täna me oleme natuke teise seti peal. Ja see nüüd tänu sellele, et me lihtsalt oleme kõik Tallinnasse jõudnud. Nii, aga Oliver, too midagi kohe üles. Mina või? Sina ja. Okei. Nii, esiteks on, siin on hästi palju teemasid, hästi palju on rääkida. Aga meil on üürika aega ainult siin. Mitte ainult siin stuudios. Küll on hea, et sa nagu üldse maailmas. Seda aega praegu ja ma siin maager oli Ivar. Ehk siis... mitte ainult podcast. Okei, vahet pole. Tere, see on cringe. Okei, ma võtan ise ühe teema üles. Rääkisime Kolloga, kui me läksime nüüd viimane kord Muhusse, kui see Uksi viimane pidu oli. Ja siis Kollo rääkis mulle sellisest asjast nagu DALL-E. Kas keegi teab, mis asi see on? Aga kas on see AI, mis joonistab pilte? Ja AI, mis joonistab pilte. Ja siis ma mõtlesin ka, et okei, kui hea see ikka olla saab, vaata. Aga siit ka regan ära sinna. Läks mingi paar nädalat mööda, sain siis lõpuks sinna listi. Ja türa, ma olen addicted sellele, aga probleem on selles. Okei, esiteks see teeb ülihästi, nagu sa paned mingi suvalise teksti sisse sinna. Ja ta toob sulle kohe, põhimõtteliselt läheb mingi 20 sekundit mööda, kui sedagi. Ja ta toob sulle täpselt selle põhimõtteliselt välja, mis sa nagu sinna kirjutad. Ükskõik, mida sa kirjutad, ta teeb mingi referentside põhjal, ehitab sulle selle pildi, mida sa kirjeldasid. Ja ta töötab sitaks hästi, mis haigelt üllatas mind. Ja teine asi on see, mis on probleem, on see, et mul seal tuleb välja, et sul on 15 krediiti. Ehk siis sa saad 15 mingi seda prompti sisse panna ja genereerida ja siis sa pead hakkama juurde ostma neid kuradi krediite, et sa saaksid uuesti teha. Ivar on addicted nüüd. Ja ma tegingi oma esimesed mingi pool tund aega mähkisin ära sellega, jumala äge oli ja siis mul sai krediidid otsa. Ja siis oligi päris, siis ma olin nagu oota. Mul tuli veel mõte ka, et tavai, ma tahaks järgmist seda luulelugu tahaks teha nõnda, et ma fucking panen oma selle luuletuse rea panen sisse ja siis ta genereerib mulle fucking selle stseeni sinna. See skisoseen tuleb. See on päris hea. Aga ma jõudsin nõnda teha, et alguses mähkisin nii palju ära juba, et mul oli mingi 4 krediiti alles. Siis ma panin esimesed 4 rida sisse, sain oma pildid kätte ja siis oli, et okei, nüüd on aeg cash money välja tuua, vaata. Ma nagu türa, ma jakk ikka maksma selle eest ju, et oma see kuradi asi valmistas. See on ka mingi... Aga kas sa maksid selle eest? Ma suutsin kontrollida ennast, kuigi ma väga tahtsin. Ma olin juba peaaegu oma krediitkaarti välja haaramas ja ostma minemas, aga ma ikkagi suutsin kontrollida ennast. Vaata, mis sa esimese 11-ga tegid? Testis. 11 Esimesena... Paned 3 tükki sisse, get the gist of it. Esimesena ta pani lihtsalt... Aga ma tahtsin lihtsalt nagu limit testida seda välja. Number 1 läks nokku hihi. Ei, ta pani essana Ivar Äkke. Ja sealt tuli lihtsalt perfektne pilt temast. Ei, inimestega ta stragelib. Inimesed tulevad täpselt pildik, kus ta on nagu olnud ka lihtsalt. Ta lihtsalt võtabki minu Facebooki profiili lahti ja tõmbab sealt paar pilti. Ei, see oli isegi see, et ei tee pilte, mis on varem olnud, vaid Ivar on poes, vaata. Need, mis tulevad. Ma olen mingi 60 ja ta lihtsalt teab, kuidas ma välja näen. Sul krediitkaardi info tuleb. Panen sisse. Ja sa ei pea ise sisestama. Sa vaatad, sul on 20 krediitit juures, vaata. Aga jaa, siis esimesed mingi 10-11 korda ma ongi lihtsalt kirjutasin sitte sisse, mis pähe tuli ja vaatasin, mis ta suudab teha. Esiteks ma proovisin näiteks Chamois Eesti kanali logo genereerida sellega, et vaadata, mida ta suudab. Nagu mul on see mingi hoodiga mehike, mingi punase maskiga, vaata. On see logo sellel kanalil. Olgu ei tea, millest ma räägin või? Ei, ma disapprove'in sellest. Igatahes Chamois Eesti kanali logo on mingi hoodiga punase maskiga, punase backpackiga mehike. Väga edgy. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma tahan näha, mida ta suudab mulle genereerida sellega. Ja ta suutis teha fucking parema logo, kui ma ise suutsin teha, mis on perses. Nii et see on väga ebajopp. Ja siis ma tegin igast muid asju ka veel, mingi kuradi paks loll mees sööb pitsat ja mingit sükest sitta tegin. Okei. Aga läheme selle Ivari selle alla. Do you mean Ivar Äkke? Ma tegin lihtsalt ma võtsin elust enesest neid näiteid. Aga Ivari kaitseks öelda, seal on mingi tahhu ja neid parameetreid, mida sa saad panna neid image dimensioneid ja kui detailid ja stiile. Millest ta saab teha ja et seal saab nagu mähkida tundide kaupa lihtsalt aega surnuks lüüa. See peab mingi whitelisted olema selleks seda kasutada või? Sa pead sinna põhimõtteliselt, praegu see on beetas alles,
sellepärast sa peadki saama sinna listi sisse nii-öelda, et sa saad seda kasutada. Ja siis pead ikka plekkima veel selle eest, mis on... see mingi video, mis ma vaatasin selle kohta, ma nägin ühte kommi, kus oli, et see on ainult aja küsimus, kuni keegi hakkab mingi graphic designeriks võtab commissioneid sisse ja kasutab seda botti lihtsalt, et see oli, ma nägin ka mingit tweeti selle kohta, kus keegi kommenteeris, et või oli jumala vihane, et varsti ei ole graphic designeritel ja artistitel mitte midagi enam teha, sellepärast et arvuti võtab üle. Aga selle maani on ikka natuke aega veel, sellepärast et nagu ma ütlesin, inimestega see vend struggleb, või see arvuti struggleb, sellepärast et inimeste just nägudega ülejäänud figuuride suudab nagu enam-vähem veel teha, aga näod tulevad kõige fucking kõrstimad ja disjointedimad asjad, mis võiksid tulla lihtsalt. Aga need on ikkagist nagu, selle vaatad seda, need on crazy good, need on isegi liiga head, nagu ma olen eriti vaadanud seda siis, kui on näiteks mingi raamatud või mingi meedium, millel ei ole nagu pildiformaati, näiteks raamatud ongi poetry, ükskõik mis on tekstina, ja siis sellega on nagu genereeritud näiteks raamatule cover arti või näiteks illustrationid, ja need on nagu crazy good, need võiksid olla nagu official, need põhimõtteliselt tehtud nagu artistite poolt. Ja teine asi ongi, et kui sa tahadki midagi abstraktsemat genereerida, nagu sa võiksid põhimõtteliselt selle mingi veits abstraktsema pildi seal valmis teha ja fucking kunsti peale maha müüa ja saaksid normi pappi sellega ilmselt kokku teenida, sellepärast et kogu see manshaft, mis sealt välja tuleb, ei ole copyrighti all. Ehk siis sa võid sellega teha ükskõik mida iganes seda sa tahad. Oot, sa räägid Dali, vaata see, kus ta paneb 9 pilti või? Ta paneb 4, sa paned oma prompti sisse, ta annab sulle 4 valikut selle prompti kohta, mis ta genereeris. Okay. See on, nüüd on vist juba veel mingi neid programme. Ma rääkisin vist teisest ise. Ja kas see on see, millest sa pead Discordi joinima? Ei. Ma rääkisin ka sellest, millest see Discord, aga see premise on aga see annab vaata selle 9 erinevat. Ja, ma neid mingi miime ja need miimid on crazy, aga ma arvan, et Joe Biden trail cam footage ja mingi Eesti Kunstiakadeemia nagu must be sweating nagu literally, nad on nagu scared, ma arvan. Eesti Kunstiakadeemia alati sweating. Ja tegelikult let's be honest. Selle aasta need sisseastumis, vaata need eksamid, vaata, et sa pead näitad enda eelmist tööd, see vendadel on nagu putsis. Kuna nagu nad kõik prolli ütlesid, vaata mingi 3 aastat tagasi, arvutid, robotid ei suuda elu sees teha seda, mida meie teeme, nagu keegi ei suuda kunsti luua. Dali comes out, sest neil tõmbas nii lukku ära. Nad vaatasid neid pilte, neid nagu, I can never do that shit, bro. See teeb kõike. Ai, tegelikult vist mingid venad on üritanud ju juba seda teha mingi kas NFT-dega äkki või. Et nad on genereerinud mingi sita seal valmis ja siis on NFT-dena nagu, ma ei tea, kuidas see täpselt on, kas müüki pandud või mida iganes, vaata. Ja on mingi ropult pappi selle eest teeninud ja siis on mingi terve ports kundesid olid vihased, et kuradi artistid näevad mingi ropult vaeva selle asja nimel, siis mingi vend kirjutab kuradi paar asja sisse ja tal on rahaallikas olemas juba, vaata. Sa ei saa olla vihane selle venna peale, sa saad olla vihane nende peale, kes ossid. Nagu... Seda küll, jah. Ja teine asi on see, et nagu selleks, et sa saaksid ikkagi päris selle, mida sa tahad, sa pead nagu, no okei, see ei ole ikkagi sama talent nagu see, kui sa kuradi päriselt pildi valmis nagu joonistad või teed või mingi fotograafiaga tegeled või midagi. Aga sa pead ikkagi päris palju katseid ja asju tegema, erinevaid viise, kuidas sa sõnastad, sest et need erinevad sõnastusviisid annavad sulle ka nagu erinevad tulemused ja siis sa peadki mingi, et kuidas ma saan täpselt selle kätte, mida ma tahan kätte saada. Nii kaua kui Furry Sonic Inflation Porni ei genereeri nagu ilusti, siis on nagu fine. Seda nagu siis on pointless, ütleks isegi 18+ või selle not suitable for work materjali jaoks on seal ka väga palju endless possibiliteid. Oota, ma tean, mis ma koju. Ciao poisid, ma pean minema. Kreditid kaua. Olgu lihtsalt kogu kuu krediti peale. Ma mõtlesin, ma kolin Tallinnisse, aga ei, sorry, ma kolin tagasi koju. Ravingud. Mul on vaja. Et jah, hästi funny on see, nagu, et seal töötada nagu mõtle, et nagu on nagu, kui sa artistina valinud oma suunaks näiteks kirjanduse või kõik asjad, mis kirjandus, nüüd sa saad teha nagu illustratiivset kunsti, oleneb sellest, kui hea sa kirjutajana nüüd oled, kui hästi sa suudad describe'ida seda, et saada head image'it, et see on ka suht nagu funky. Ja siis lõppkokkuvõttes see lähebki nagu, oletame, et sa oled ise see kirjanik, kes tahab endale artwork'i saada ja sul ei olegi seda vahepealset artisti vaja, siis lükkad sinna
kuradi ai-asja selle sisse ja siis sa saad selle, mis sa tahad. Need ai-d ju, need juba teevad neid lugusid ka ju. Jaa, see on ja teine sa saad teha terve computer generated nagu mediumi, nagu sa lasedki mingil botil esiteks teha, paned need premissid sisse, kirjutab sulle raamatu ja siis sa kasutad tal-liidet selle teha illustrationid. Sa ei pea mitte midagi tegema, sa lihtsalt vajutad nuppu. Ja kui see kõik on non-copyrighted, siis nagu literally sa paned müüki selle ehk joppab. Kuidas keegi vaene on? Oske lihtsalt maja lihtsalt. Kasutage ai-d lihtsalt. Nii. Oliver, mis sul öelda oli enne? Ma mõtlesin, see on täiesti teine teema, aga ma töötasin vaata Marjaletis, ma siiamaani töötan, aga ma olin Mustikakeskuse ees, siis mul päeva jooksul käivad erinevad pompsud sealt läbi, kes korjavad nagu prügi aine või nagu neid taarat aine. Kas te arvate, et nagu neil on mingi skeemid ka, kes nagu mis prügikastist võib võtta? Et neil on turf? Jaa, ma mõtlen ka nagu mingi maafia. Ja nagu täpselt ongi pompsumafia, aine. Kas on Tallinnas nagu mingi John Wick 3 vaata style kuradi nagu pompsumafia? Ma arvan, et see ei ole nii heavy, aga proli neil on mingi enda turf, vaata. Ma arvan, on pigem võib-olla taara korjamisega, nagu need väiksed prügikastid võib-olla mitte, aga ma nii palju, kui ma kuskilt kuulnud olen, siis nagu nende suuremate prügikastidega, kus mingit luuti pannakse, mingid seal on kaklused, iga kolmapäev seal on pigem see, et nagu, sul on ikkagi kindel gäng, kes võib nagu sinna kohale tulla. Me teeme, sealt saaks jumala hea bit content'i, filmid seda Fight Clubi. Ma arvan, et sa lähed lihtsalt sinna prügikasti sorama ja siis mingi kuradi kolm jumala juuatäis venda tulevad, kütavad Norvilt luuki sulle. Milvi ja Jürgen on platsis. Vana tead. Tavaliselt. What you doing? Lasnamäe Milvi versus kuradi Mustamäe kuradi Jaan. Kopli see Kaarel. Kaarel. Ja Lehtmetsa Oliver. Lehtmetsa luup, jah. Ma arvan, neil pigem, võib-olla see nii ekstreem ei ole, aga realistlik, ma arvan, et see on nagu healthy competition pigem, et nad kõik nagu, ma tahtsin öelda, et nad lähevad koju, aga nad lähevad oma ükskõik millisesse ajutisse elamisasutusse ja nad nagu actually võivad skeemida nagu, kus nad on nagu varem nagu statistiliselt, kus nad on kõige rohkem taarat saanud ja nad üritavad nagu leida parimaid raute, kõige optimaalsemaid kohti ja neil on nagu oma siuksed väiksed see eluring. Ja neil on siuke väiksed nagu oma mingi secret kohad, kus nad teavad, et saab mäed taarat. See on nagu eestlased on jumala vihased selle peale, et kuradi keegi ei jaga oma fucking seda seenele mineku kohta välja, vaata. Never! See on sama case, vaata, et secret suguvõsa saladus lihtsalt. Actually, nad on väga defensive nende seene kohtade pärast. Nagu literally. Kuradi märgatud Saaremaal kogu aeg mingi 3 kommi ainult. Iga komm on ka, et käi metsa. Mine otsi ise, raid. Nad pigem surevad. Nad on nõus surema pigem, kui andma ära selle seene koha. Nagu see ei happen, bro. Ja siis ongi, ma hakkasin ütlema, et nendel pommsudel on kuradi Exceli tabelid, neil ei ole Exceli tabelid, nendel on mingi märkmik on kirjutatud vaata skeemidega, et nendel on päevaplaan valmis, et Mis raudi ma täna võtan. See on nagu fucking, kui sa sõidad mingi vead mingi TPD-d ka kaupa laiali, vaata, siis enne sa teed endal mingi selle skeemi, et kuidas kõige kiiremini saab läbi käia. Ja need bussiliinid ja värgid on. Et samamoodi on nendel ka, et kohe on ruut paigas, kust hakkame minema. Ja siis need mingi omad kellaajad, et nad jõuaksid nagu hommikul alustame Ülemiste keskusest, aine. Või äkki nad lepivad kokku, et iga ühel on nagu oma, vaata. Ma räägingi, seal on see skeem, seal on pompsumafia on olemas. Ja siis keegi astub nagu out of line, läheb kellegi teise pealt varastama, ja siis see setib Tallinna on fire lõpuks. The purge hakkab. The purge, lihtsalt peksavad üks. Ei tea, kas see on see, mis meid praegu koos hoiab? Kuni neist igaüks hoiab oma rauti, siis ma arvan, me peaks fine olema, aga see asi on nagu teibi ja siukeste hambatikkudega koos, see on nagu ääre peal kollapsile. Mingi Rauno astub valesse kohta ja märkab vale prügikasti ja siis on kõik. Tallinn põleb. Vaatab lihtsalt kuidagi natuke vale pilguga sinna prügikasti poole, siis juba läheb juba tagumiseks. No mul on, jah. Hästi. Ma cancelisin selle idee ära. See seene teemaga ma olin turul ja siis meil on kukeseened seal ja üleeile käisin. Mis metsast korjate? See on saladus, vaata. Seda ülemus ei ütle mulle. Kuskilt Jõgevamaalt tulevad. Jaa, täpselt, ma source'i ei taha teada ikkagi, aga see, et see Jõgevamaalt tuleb, oli juba väga palju lauaaluse töö tulemus, et see seda teada sai. Jaa. Igastahes üks klient meil nagu võib marju proovida enne, kui sa ostad, mingi fucking
klient proovis kukeseent. Ta võttis ühe toore kukeseene ja sõi ära. Kas ta ostis ka või? Ei. Mida ta ootas? Ei, aga nagu reaalselt, ta oli niime, ta oli siuke väike konna bucket hat oli tal peas. Ma ei tee nalja ja ma vaatasin nagu, ta pani see kukeseene suhu ja siis võttis kõik minu teeninduskogemus siiamaani, et ma lihtsalt ei hakkaks full naerma talle näkku. See peab olema. Ma mingi peidan ennast laua alla, kükitan maha, et ma ei naeraks talle näkku. Friisi ära, see on nagu paha. Ja ma jälgisin, ma vaatasin teda, ta näoilme ei muutunud ka. See ei tema jaoks normaalne. Champ, literally. See on nagu sama, kui sa lihtsalt lähed fucking lihaleti juurde ja sa võtad ampsu toorest liha, et teada, mis kvaliteediga. See on nagu, mida sa ootad? See on bad igati pidi. Jumala loomad on kirju, aga kuidagi Tallinnas eriti. No see on ikka igal pool kirju, see ei ole ainult Tallinnas kirju. Tallinnas on lihtsalt väga palju neid kokku tulnud nagu inimesi. Ja siin on lihtsalt see üldine valik on suurem. Kajastus on suurem ka. Sample size on pigem. Sample size on suurem, jah, täpselt. Siis paha mees. Suli mees. Mis siis veel juhtus vahepeal? Juhtus ju see, et see kodutu maffia teema pealt veel edasi. Kas see on illegaalne, kui ma võtan 2 Fenta sõltlast, me varastame nad ära, või noh? Jaa. See on illegaalne, jaa. Ei, me persuadime neid, ütleme, et tulge kaasa, saate Fentat. Nad istuvad meie autosse vänni. Ja jällegi illegaalne. 2 illegaalset. Miks? Nad tulevad kaasa, me sõidame alla kuhugi parklasse, siis töösse. No kidnapping, lihtsalt puhas. Ja nad tulevad kaasa. Me paneme üks läheb ühte otsa, teine läheb teise. Keskele ma viskan Fenta maha ja me anname neile noad. Siis me filmime seda. Kas see on illegaalne? Jaa. Miks? Frolli. Number 1, sa omad fentanüüli. Vaat see, ma leidsin selle maast, see mingi tšekk, kokku krabitud tšekk. Vahet ei ole. See oli juba seal enne parklas maad. Ei, sa juba tributid fentanüüli. Teiseks, sa konkreetselt agitatid, et inimesed võitleksid nugadega. Ma lihtsalt vannan neile need noad juhtisid olema maas, Fenta juhtis keskel olema, need 2 venda juhtisid seal olema ja mina juhtusin olema enda ülikalli kaameraga, ülihea, kõik multiple angelid, need juhtusid lihtsalt olema. Ja ma juhtusin korraldama seda. Nad lihtsalt satuvad ja seal on juba seal keset seda karjääri on see stage on set juba. Täpselt, tuled kuskile all taha juba valmis kaevata. Mismoodi sa arvad, mismoodi kuritegevus toimib? Ma juhtusin panka röövima lihtsalt. Ei, see on see defense, mis sa annad kohtus. Ma juhtusin pangas olema relvaga lihtsalt, nagu enam ei või käia relvaga pangas ka. Ja siis juhtus raha mu kätte. Su plaan on nagu hästi paljudel lucky eventidel, nagu sul on lihtsalt sequence of lucky events, mis peab juhtuma. Ma lihtsalt kogemata tapsin inimese ära, ei tea mida. Ja fentanüüli asemel... Mina ei tappa midagi, mina juhtusin olemas. Ja fentanüüli asemel on selle slip, nagu üks fentanüül, millega saab lunastada kellegi teise käest fentanüüli, sul ei ole seda, on ju. Sina panid lihtsalt selle slipi sinna. Täpselt nii. Fentanüüli lunastamine. See on nagu kasiinos žetoonid, vaata. See on nagu... Te ei ole piisavalt entrepreneurially minded inimesed, te ei saa aru. Me ei ole kriminaali. Ma arvan, ma pole piisavalt fentanüüli teinud lihtsalt. Küsimus, kuidas see hakkab sulle raha sisse tooma, et see nagu... Worldstar video, need popivad lihtsalt. Aga sa nagu witnessid ikka crime'i siis konkreetselt ja siis sa pead... Ma olingi witness, noh, aga miks sa politseid... Kas helistad neile nagu... Ma võin, aga nagu ma ei tea, kui munn ma nende kodutute vastu tahan olla. No sa juba oled viinud need kuskile parklasse, andnud neile noad kätte, fentanüül keskel. Ja see on tegelikult, see on see final stretch, et sa kuradi politsei kutsud neile, see on see, et sa ületad piiri. Aga sa pead kutsuma. Kas seal nagu see moraalne kompass enam ei luba või? Seal me piirdume. No ma ei taha munn olla enda vend vastu. Ma saan ka aru. Nagu see üks vend tappis mingi teise venna Fenta pärast ära. Kui munn ma olen, nagu ta nägi vaeva selle Fenta üle. Jah, nüüd ta on ka mõrvar. Yes. Aga kui mina ei oleks seda opportunity, et ta oleks presentinud, ta oleks kuskil ikka mingid sitte korrad. See on nagu, aga see on mingi see on assisted murder, kui sa andsid talle noa kätte, see on literally assisted murder. Jah, sul on õigus. Ja mis siit nüüd tuleb? Aga te mõtlete, te olete lihtsalt, te hoiavad kinni moraalid, mehed, on ju. No sind ka, sa ei kutsu kriminaalkaristus ja vangla. No
jah , jah , not wanting to go to jail on ka big part . ma võib-olla ei tahaks nagu otseselt näha , kuidas mingi Fenta sealt teine teise ära tapab . ma arvan , see on väga horrible fight , kui nad on juba Fental käes , see on nagu , ma arvan , the slowest mingi zombi ass mingi lihtsalt . oled näinud , kui kiiresti Crackhead jookseb või ? Sonic sa annad talle kuradi unicycle'i , ta outrun'ib lihtsalt nagu , see paneb maratoni maha ka , see Iron Man pole midagi . Unicycle'i peal . jah , täpselt . okei . Powered by kuradi , Fentanüül . täpselt . sellest saaks banging TikToki tõu . aga kuradi see , mis ma kirjeldasin , te räägite nagu see oleks juhtunud või juhtumas , onju . seda ei ole juhtunud , see on lihtsalt idee , onju . seda tuleb öelda legal purpose'i peal . Oliver , sa rääkisid jah nagu omast kogemusest rohkem , sul oli see nii ei , läbimõeldud . mul ei ole Nad ei hakanud kaklema. mul ei ole ülihead Snapi memory't , onju . ma Sa ei oled ole nagu- kuskil parklas midagi filminud . vähemalt sa oled väga palju aega pühendanud sellele mõtlemisele , nii et see on nagu veits veider juba . aga mis siis , kui nad on nagu actually genius , nad lihtsalt nagu jagavad kahe peale seda , nad nagu nad mees , mingi vend jagab lihtsalt tasuta Fentat , me lihtsalt iga kord teeme pooleks seal . olgu sa paus . Soti mees. jah , aga nagu sa pead mõtlema , see on nagu crackhead'id ei , no come on , crackhead ikka . All or nothing . täpselt , täpselt . sa annad , paned sinna kesk läheb täpselt piisavalt ühe hiti jaoks , noh . aga juhtumisi täpselt piisavalt . täpselt , see , mis oli juba seal enne . teine on minus . oota , aga kui mingi vend võidab mingi 5. korda järjest , kas saab veel preemiat või ? aa jaa , see on nagu see returning contender , vaata see Täpselt, defending champ . rahva champion , Lasnamäe champion . Lasnamäe champion , seal tribüünid on ümber ka mingi plaksutavad , ootavad , et returning champ tuleb tagasi . Mustamäe keskuse showdown . ja mingi Thor Ragnarok kuradi Fentanyl edition lihtsalt mingi . Fucking osad on seal kuradi Ülemiste keskuse parkla katusel , vaata sealt see on see tribüün ja siis seal all parklas vennad nagu möllavad no ringi . speed . see terve katus on boxing ring ja Estonian Fentanyl Racing mingi . järgmine idee . hakkavad rallit sõitma . iga Kuule, meil tuleb kolmapäeval siit- teeme seda . meil tuleb siit väga palju E-Energo Business ideid. on this . ei olegi , siis TNR kaotab kogu oma stoki . jah , täpselt . It's over . kuule , aga Alari , ma tahaks sult nüüd küsida . vastused tulid lõpuks välja . nii , kuidas läinud on sellega ? nii nagu oodata , see on SoundCloud . ma olen out of the loop , mis vastused , mis vastused on see nende album , Aa. mis pidi Siim Nestorile meeldis . Siim Nestorile meeldis või ? noh , talle meeldib kõik . nojah , ta mängib kõik . milline lugu siis ringtone'iks läks ? talve , jah , kõik , ma arvan . igatahes jah, see pidi tulema mingi 2 aastat tagasi välja , nüüd ta on lõpuks väljas . ma olen kuulnud nagu kogu aeg igast mingi snippet'id , sest see on nagu kultus story või mingi see mingi kui ema helistab , tuleb üks laul . muinasjutt , mida räägitakse omavahel . me võime juba rahvaga , okei , või ma ei tea , ma pohhu ma räägin , et viimase , vaata see on nagu , kuna see on nii pika aja vältel välja tulnud , onju , siis viimased 3 lugu on siuke nagu Alari tegevräpp , onju , nagu kaitseväest , onju . mitte ühtegi Aga- lugu ei ole sel ajal vist tehtud . Still up to date nagu Aga- kõik need teemad on seal väga aktuaalsed . üks asi , mis mind trigerib Alari selle albumi juures on see , et ma ei mäleta , kas see oli Arsenal äkki , oli see , mille lõpp renderdamisel teil vist perse on läinud või ? jaa , see mingi kestab liiga kaua . jaa , see lõpp , kuradi , ma kuulasin see on mõttekoht see oli teile . artistic Jaa, choice'i , ma arvan . ma kuulasin bussis seda nagu esimest korda siis Vaikust. nii-öelda , kus ma sain nagu üksi kuulasin , mitte nagu kui Eerik lasi . see on lihtsalt mõttekoht , sa istud Jaa. seal ja mõtled nüüd , mis ja nüüd siis juhtus . ma kuulasin ja mul olid Bluetooth kõrvaklapid peas ka veel ja siis järsku poole mingi note'i pealt jäi see suht vait . siis mõtlesin , türa , oota , kas mul said kõrvaklapid tühjaks ja siis ma panin vahepeal kõrvaklapid kinni , panin uuesti tööle , panin käima , türa ikka ei tööta , vaata . See Mähkisin engaging mingi audience. tükk see pani aega sind seal. kahtlema , see on see engaging audience , see See- paneb sind see on nagu tegema genius. asju . me oleme üks step Kanye'st ees lihtsalt . Yes, ta kas on SoundCloudil seda võimalust ei ole , et saaks nagu loo replace ida nii-öelda või ? et saaks nagu korda teha seda ? edit . on küll , aga kui Eerik seda mingi hetk viitsib teha , siis võib-olla mitte kunagi . see pigem on siis mitte kunagi jah , ma kujutan ette . no see on SoundCloud , ma ei tea , see on artistic choice . see on artistic choice'i värv . literally . Mhm. sa ju jäid mõtlema , mis toimub . jaa , see on nagu , sa pead oma mõttearsenali käima panema . sa pead nagu , sa mõtle- ootad järgmist lugu , vaata . jaa , see ongi , seal on nii palju deep layer eid . sa ei saa aru lihtsalt .
jaa ei, see tildib mind. Ma täiesti L-album. ma ei saa magada. Täiesti L-album lihtsalt. 10-st 1 peale. Kukkumine, ma ütleks. 2 aastat ja nad ei saanud vaikustki remove'ida. Igar istub uuesti bussi peale, Arsenali käima, laul lõpeb ära. Vaatad, vend mingi väriseb seal. Vajutab seda stop-nuppu uuesti, laske mind välja. Kõrvaklapid välja, mis kui. Telefon jookseb kokku, türa. Telefon aknast välja, bussijuhile vastu pead või midagi. PTSD-list. Üks bussiga tuli mul üks lugu veel meelde, kus ma käisin enne, kui ma nüüd Saaremaalt, kas eelmist korda vist ära tulin, siis käisin Kuressaares, tulin Kuressaarest Tegid seal? Vaja oli. Punkt. Ei tegelikult, see oli see sama kord, kui me kuradi joomas käisime seal, see ei olnud see teine kord. Vaja oli. Oota, mis teine kord toimus, see on palju huvitav. Maafia. Just business. Igatahes. Tulin bussi peale ja siis olin mingi ukrainlastest paar oli seal, istus, ma ei mäleta, mingi teises, kolmandas reas. Ja siis esimeses reas oli mingi siuke, no korralik siuke maamees, vaata, siuke vuntsiga, habemega, siuke, no siuke põline saarlane, vaata. Ja siis need ukrainlased seal rääkisid natuke valjemini midagi oma keeles siis. Ja solkisid meie ühiskonda või? Obviously, onju. Ja siis oli. See põline... Õige mees, väga õige. Põline saare mees, see läks jumala kettasse selle peale. Poole sõidu pealt ta tõuseb püsti. Ta läheb nende ukrainlaste juurde ja karjub üle bussi. Kaduge oma kodumaad kaitsma! Ülivihaselt lihtsalt. Ja ma olin nagu, kui närvi sa nüüd läksid selle peale. Tal oli ka Arsenal just ära lõppenud. Okei, Joon, ma arvasin, sa läksid mingi paha tegema, kuna vaja oli lihtsalt. Sa läksid puhastama Saaremaad nagu sellest, vaata, mingi crusade'i tegema või ristisõda tegema, et puhastama, et vaja oli. Aga tuleb, et sellel mehel oli rohkem vaja. Maad, väiksed saared. Ma lihtsalt mõtlen, kui väga see nagu, mind oleks kohas kettas, kui keegi bussis mingi seletab natuke liiga valjusti. Aga ma ei tõuse püsti. Mitte eesti keeles. Vahet ei ole, mis keeles nad seda teevad. Ma ei tõuse püsti ja ma ei lähe nagu, ma ei lähe sõimada. Ja literaal racismi kohe lihtsalt näkku. See oli nii vali, et türa vennad taga pingis, need vendad olid kõrvaklapid peas, nad võtsid ka kõrvaklapid peast ära ja vaatasid, mida vittu, mis toimub. Paid kõik Arsenali pausiga. Kus vaja see oli juba seal lõpus. Et saaks kuulata. See oligi selle vaikuse momendi ajal, vaata. Ta on mingi buumer, ta ju prolli siis tema ajal polnud kaitsvägi kohustuslik ka prolli, nii et ta ise nagu... Või ta käis Vene sõjaväes. Ja see on ka raudselt see vend, vaata, kes tänapäeva noori sõimab tänu sellega, et tule, mida te vingutate, peate kaitseväkke minema, et tule, omal ajal ma Vene sõjaväes käisin 2 aastat. 2 aastat koju ei saanud. Aga kui sa küsid neilt, mida te tegite seal ühes, neil tõmbab veitsa lukku ära. Jõime viina ja käisime vaatasime linna peal ja siis tulime tagasi. Mis linna peal? Seal oli linna peal. Küla peal. Asulas. Aga jaa, noh, palju õnne, teil oli väga palju raskem. Ma jääb nii vihale, et ajad lähevad paremaks ja mõistlikumaks. Asjad on praktilisemad kui kunagi varem. Vennad söövad putru moosiga. Ajal küll moosi polnud. Jah, ma pidin saepuru sinna rapatama. Ma vihkan seda. Ärme sinna teevad rohkem lähe. Oi, vabandust. Ma ei taha jälle selle, ma ei taha. Saame selle YouTube annotationi panna nüüd. Ärge saatke Tetrette, palun. Ma kardan. Kardan. Kas see mees? Me juba korra ajasime kõik need kamasõltlased närvi. Kamasõltlased. Käin tänaval ringi ka ja siis tuleb üks, et kas sa pole mitte see vend, kes seda kama, kas see pole veel juhtunud, aga I live in the fear of that. Oliver, sa pead oma seda fight ringi tegema, kama on kärmine. Kama on keskel. See on palju legaalsem. Hapurokk on seal. Aga jah, väike throwback. Throwback to a different time. Nii. Kodumaana. Jaa, kohe. Andest joob oma vett praegu. Võtab sippi. Jooge vett. Äärased. Okei, mul oli siuke väike topic. Võib-olla
ma tahaks küsida teilt nagu laiemalt ringilt, et kas te olete täheldanud või näinud mingi siukseid meediume või ükskõik üldse kus näiteks, kus inimesed nagu loevad mingitesse asjadesse liiga sisse või nagu mõtlevad need üle, et kui ma toon nagu siukse spetsiifilise näite, vaata see on võib-olla see on siuke vana take you, vaata see on sama asi, mis minu meelest Rick and Morty'ga juhtus, on see, et inimesed hakkasid liiga overanalyze ima seda ja siis nad konkreetselt rikkusid selle ära, et nad mingi mõtlesid, et vaatasid seda igat episoodi, lugesid igat seda piece of line, mida öeldi ja nad olid, oh my god, see, kuidas nad kommenteerivad asjaolu praegu meie kultuuris ja nagu see, kuidas nad väljendavad seda, siis küsid nendelt show writerid, mida te mõtlesite, tundus cool lihtsalt, panime fun'i. See sama asi nagu Simpsonitega on ju, see öeldakse, et türa, nad ennustavad mingi asju ette, no türa, nad lihtsalt loobivad nii palju sitta vastu seina. Neil on nii palju episoode, et nagu kui sa cherry pick'id seda ja nagu Brolli, võib-olla Ivar oskab ka kogemust rääkida, et näiteks mõned nagu kuna sa teed seda poetry't, on ju, siis et äkki mõned, mis sul mingi scrap-teosed on, nagu mõned lainid, mis võivad tunduda näiteks hästi niisugused deep ja mõtlesid, et võib-olla mõnikord äkki sa lihtsalt panid nagu, et see tundus nagu enam-vähem cool. Jaa, see läks riimi. No seda oskab Alari ka kommenteerida. Jaa, Alari, ta teeb ka vaata songi, siis mõned nagu, panin praegu deep lürikama ja siis sa mõtled, et aga panin selle lihtsalt, kuna see näeb paberi peal päris kõva välja, vaata. No seda ma teen küll selles suhtes poetry'ga ka. Mitte küll päris palju, aga vahel on ikka see, et nagu türa, no ma ei oska sinna, nagu mul on sõna olemas, mis ma tean, et riimub ja ma pean lihtsalt selle kuidagi kokku sobitama sinna, vaata. Nagu smooth, vaata, aga siis see tundub mingi, et ma kirjeldan oma mingi sisemisi keeriseid oma mõttes, sa panid lihtsalt selle, kuna nägi äge välja. Ja. See on pigem see, sa kirjutad mingi eelmise laini ära, on ju, mõtle, mis sõna sellega riimub, paned selle sõna ära ja siis sa nagu sellest tuletad, mis nagu lain see järgmine võiks olla. Kirjuta ära, türa, see on hard, vaata. Aga sa ei mõelnud seda, vaata. Ja täpselt. Et igal real, jaa, tõepoolest ei ole nagu mingit sügava, see ei tule mu kuradi, ma kirjutasin selle, see tuli mu südamest, see tuli mu sisimast välja lihtsalt. Türa, ma lihtsalt... hästi palju seda on nagu nende üleüldse muusika ja nagu eriti veel mingi rap, mis on nii lyrics-based nagu inimesed mingi deep analysis, sa lähed mingi sinna genius.com ja sa vaatad inimesed kirjutab paragrahve, mis ta mõtles, seal on erinevad nagu branch'id, kuhu need lähevad mingi, et kui sa võtad seda selles kontekstis siis lay my dick like a cello ja literally ja siis ta mingi kuidas see lain kirjeldab meie nagu ühiskonda tervikuna Valgevene geopoliitilist asukohta nagu see lain, et nagu socio-economic problems sa kuulad, kuidas see mingi räppar ise kommenteerib, siis ta on nagu ma olin nii drunk, bro. Ma olin high out of my mind. Ma ärkasin kell 3 öösel, kirjutasin need barsid kiirelt ära ja võtab magama tagasi. Central C ütles, et how can I be homophobic, my bitch a faggot, siis nagu ma arvan, et selle on tõesti aga siit saab deep cut tuleb sellest. Hästi palju on ju tegelikult erinevatel või nagu filmide ja sarjade fandomitel on ka ju seda näiteks mingi Game of Thrones või mingi Marvel või mingi Star Wars, kus nagu, kuna see enamus on, Game of Thrones on raamatutel põhinev, on ju, siis mingi Marvel on koomiksitel põhinev, Star Wars on, ma ei tea, kas ta on millegi põhinev, pohhui. Igatahes iga asi, mis seal toimub, siis hakatakse otsima mingid referentse, et see referentsis seda, on ju. Mingid kuradi Marveli puhul ongi, et mingid võetakse veel mingid kuradi koomiksi issued välja, et see võeti otse sealt, vaata, see referentsib seda. Türa, bro, see on lihtsalt number, mis seal seina peal oli, nagu türa, mida sa tahad? See on nagu, näiteks, ma olen Travis Scotti subredditis. Tal pole ammu albumit tulnud, on ju. Siis ta paneb mingi Instastorisse mingi pildi what does it mean, bro? mingi skorpallurist oletame, et tal on mingi 23 seal särgi peal, vaata. Ja subreddit on crazy lihtsalt nüüd 23. See tähendab 23 oktoober. September. Ta on mingi overanalysis kõik ja ta paneb mingi stuudiopildi, no ei, nüüd on Tim. See üks artist lõpetas just tuuri seega, see tähendab, et see reede tuleb. Jaa, ma ei tea, kuidas ta seda nii sujuvalt tegite, lihtsalt see chemistry ruumis on nii high, aga literally teine kohe, kuhu ma tahtsin segwayda selle teema pealt, oli see, et nagu võtta üles see teema, et kuidas mõned fandomid lihtsalt rikuvad konkreetselt osasi, nagu näiteks asju, et mõnikord on häbi öelda, et sulle meeldib mingi asi, kuna lihtsalt see fandom on nii cringe ja mõnikord nad kohati ongi, nad overanalysivad mingi täiesti deep stuffi
et eriti näiteks Ivar rääkis eriti ongi näiteks Marveli seeriatega või näiteks kui on mingi long running book series, näiteks mingi Harry Potter, ja siis nad vaatavad mingi, et 7. raamatus nad referentsid, see tuleb kokku, kuidas oli seal teises raamatus, see kõik tuleb kokku mingi, ta ei olnud nii hea writer, ta mõtles selle, tal ei olnud isegi plaanis seeriat teha, ja nagu mingi Marvelis ka, see taib kokku, vaata, see on sellega filmiga seotud, keegi ei ole nii hea nagu skripti, võib-olla nad teevad seda research'i küll. Mingil määral ikkagi panevad, näiteks Marvel paneb hästi palju easter egg, aga see on ka nüüd double-edged sword sellega, et nad panevad easter egg'e sisse, aga siis hakkavad need fandomid nägema easter egg'e seal, kus tegelikult easter egg'e ei ole. Mõned asjad on nagu väga far-fetched, nagu see on nagu mõned asjad nagu siis hakkavadki, siis see lihtsalt läheb nii kell ära ja üleüldse mõned fandomid on lihtsalt nagu pahad, nagu konkreetselt näiteks pahad. Te ilmselt ei ole väga tuttavad, no ongi mingi räpparite saabreeditid, nad panevad mingi muusikavideo välja, kui sul ei ole mingi mitu aastat ei ole tulnud albumit välja, siis vennad on thirsty, seal hakkab tulema postitused kuskil vanast muusikavideost, kus on mingi nappides riietes naissoost olevus, vaata, ja vennad hakkavad tema ätti küsima. Kas keegi teab tema ätti või? Andke mulle tätt. Nii cringe. See on mingi küsimused, mingi näiteks Playboy Carti saabredit, et mis te arvate, kumb on parem, Playboy Carti või Lil Uzi Vert, kus sa küsid seda küsimust? Üldse mitte biased opinion tuleb siit. Palun öelge mulle, et see, mis ma arvan, on õige. Jaa, literally ongi, see on nagu siis, kui sa ostad midagi ära ja siis hakkad review'si lugema, et enda otsust kinnitada, et ma tegin õige otsuse. Ja siis sa muidugi filtreerid välja need ka, kus öeldakse, et see product on jumala pask, vaata, siis sa ole nagu, no ta tegelikult vist ei tea, kuidas seda kasutada ja ta tegelikult võib-olla paneb veits üle, ja siis kui keegi ütleb, et tura, see on kõige parem asi, mis ma ostsin, siis see nagu, see mees teab. Pass down. Mulle meeldib see. Like, ja. Was this review help? Jaa, sitaks. See on nagu, mõnikord tean, et fandomid lähevad nagu täiesti käest ära, nad hakkavad mingi ründama mingi neid teisi fandomeid, nagu kui toimub mingi väike beef, näiteks mingi vend mentionib kedagi, siis see terve fanbase mingi flokib lihtsalt, hakkab mingi death threat'e saatma ja sama näide ongi Marveli ja DC-ga ju on see, et kui keegi Marveli näitlejatest ütleb mingi asja, siis jälle mingid fandomid on nagu, tura, see oli DC pihta, või mingid siuksed asjad. See on üldse nii die hard fännid, näiteks jalgpallist hea näide, mis oli MM-il või EM-il, ma mäleta, kus näidati konkreetselt laseriga väravvahile silma, bro. Äkki ära teevad. Ja nad on kellas ja literally sa ei tahagi, mõned inimesed ei julgegi öelda, et nad ongi mingi Inglismaa supporterid, kuna nad mingi mokkisid, kui mingi 5-aastane laps mingi nutis, kuna kaasas kõik mingi Twitteris postitasid, need inglased mingi naersid tule, vaadake teda, said kotti, mingi what the hell, kuidas sa tahad nagu sellega olla. Ja eriti seda nüüd ka mingi YouTuberite maastikul näha, kuna YouTuberid, nad ei ole otseselt celebrity'd, sa elad ikka nagu oma kodus, sa teed mingitele väiksele ja eriti kui sa oled mingi 20 kiloga mingi YouTuber ja see vaata juhtus eriti nüüd siin mõja aeg tagasi, kus need commentary channel'id olid popular, kus tehtigi vaata mingi, näidati, vaadake see YouTuber, ta on nii cringe vaata ja siis alati nende fanbase'id nagu literally hakkasid saatma mingi death threat, mingi lihtsalt tee suicide, su video ta teeb lihtsalt YouTube'i videosi ja literally tekkisid mingi mina olin see kommentaar ja, et nagu lihtsalt Oiko ongi see vend, kes tegelikult õhtuti, kuna tal ei mitte sittagi tahavad, siis ta võtabki video lahti ja hakkab sinna lihtsalt kommenteerima. Herd mentality leader. Ühe tab'i peal ma panen märgatud Saaremaale, et kes see ilus tädike oli seal nurga peal, vaata see kellaaeg ja teisele peal on need Leafy pani praegu, vaata selle 16-aastasele, 5-aastasele puid on ju. Kadm again, aga jälle kadm. Ja see fandomid võivad kohati nagu päris dangerous olla ja et see on suht kahtlane, et sa vaataks mingi death-threat'e saatma iga väikse asja peale. Ma ei tea, ma just ei ole kunagi nii sügavale kassi läinud, et ma mingi kellegile halb. Sa tunned, et ma tahaks, et see mees lõpetaks oma elu. No see on hea see... Mine õue, katsu muru. Nagu... Mine õue. Touch grass. Räägi teiste inimestega. Jah, see on nagu, see ongi need kuradi kõige parasotsiaalsemad fännid lihtsalt, kes ongi kuradi fucking raidivad selle kuradi striimeri, kes neile meeldib tema tiki lihtsalt nii harditi ja nagu lõpuni välja, ükskõik mida ta teeb, vaata. Ta võib olla mingi, ma olen vaadanud, see mingi, oli mingi, see R. Kelly, kui keegi teab, ta teab, no ütleme nii. See on vanglaas praegu. Literally, ta literally mingi abuse'is naisi ja mingi molestis mingi väikseid lapsi ja siis ta
esiteks see on täielik goldmine on see, kui sa seda tahad, et see intervjuu, mis ta tegi, on literally the funniest shit ever. Ta nagu literally, ta mingi, see intervjuur küsib, et mingi, kas sa seksisid väikeste lastega? Ja siis mingi, ei. Body language oligi. Ja siis ta hakkab seal mingi, et ainuke asi, milles mina süüdi olen, on selles, et ma usaldan inimesi. Ja mingi siukest. Ja siis ta otsustas peale seda reliisida 19-minutilise songi, kus ta admitib kõike. Aga ta ei admiti mitte midagi. Ta admitib kõike, mida inimesed, peale selle, mida inimesed tahtsid, et ta admitiks. Ja ta reliisis 19 minutisse lauluprolli, kuna ta tahab näidata, et ta tegeleb ka asjadega, mis on üle 18. Oota, et siis põhimõtteliselt, kui intervjuu veerija küsis tema käest, kuule, kas sa abusisid lapsi, siis vend on nagu, ei, ma ei abusinud, aga ma tapsin inimese. Ta põhimõtteliselt admitis kõike, ta admitis, et ta on alkohoolik, ta admitis mingi, et ta teeb drugs, ja muidugi ta admitis seda, et ta on lihtsalt liiga hea inimene nagu. Aga ja siis ta läks vangi, aga kui ma vaatasin, et mis need kommentid selle Down Bad the worst song in the probably history, see on 19 minutit ja sa võid skippida 5 minutit ja sa arvad ikka, et sa oled sama koha peal, see on nii pask. Ja need kommentid seal all on nagu, et man, R. Kelly nagu, et meie ikka usume sinusse, bro, nagu, et su muusika ikkagi touch my soul ja nagu ma kuulan ikka veel seda aastal 2022 seda songi. Kuule, aga vaata, see on nüüd hea koht, kus välja filtreerida kõik need ülejäänud tulevased või olemasolevad juba child molesterid ja vägistajad. Et kui sa näed, et keegi on seal all on nagu, tere, see lugu puudutas mind sügavalt, vaata, siis sa puudutasid ka midagi. Kuskil listi peal ei oleks pidanud. See on nagu paha, kuidas sa nagu avalikult jätad kommentaari, kus sa toetad mingi child molesterit ja wife abuserit, kuidas sa nagu, ma toetan teda kõigi silme ees avalikult, nagu see, need on, fandomid on lihtsalt täitsa killas, nad arvavad, et mingi, et kuna tehti mulle üks tänuvideo, siis mingi Drake on nüüd minu sõber, nagu lihtsalt, ta tunneb mind personally, bro, nagu ma tunnen connected. Drake on meie kõigi sõber. Nagu ma panin, nagu ta recognise'is mind. Kanye Westi, vaata. Siis kui see Kanye West, vaata, divorce oli, vaata, siis see mingi oli artikkel, et kuradi Pete Davidson peab kuradi extra security't sellepärast nagu võtma endale, sest et see fanbase on nii putsis, on, et mingi ründavad teda värgid-särgid. Siis üks keegi oli pannud, et selle artikli nagu headline oligi, et Pete Davidson oli ekstra nagu security vaja, ja siis oli pandud, et Kanye West job creator. Ei, ja ma ütlesin, tänud Kanye West, et olemas oled touching influencing so many. Ma kuulan ka Kanye't, aga ma acknowledge, et ta on down, vaata. Ta on geenius muusikas, aga mitte mujal. Literally, ja nagu see võiks ollagi nagu piisavalt ratsionaalselt seda mõistust aru saada, nagu, et okei, sulle meeldib see art, mida ta kreidib, aga sa ei tunne teda päriselt. Nagu, ja sa võiksid lihtsalt nagu suuta selle separationi teha nagu ja selle inimese vahel, keda sa näed seal nagu ekraani peal või kuulad ja selle inimese vahel, kes ta tegelikult on. Aga lihtsalt osad venad on nii fargaan juba, et nad ei separate ära seda enam. Kui obviously mõnede kohtadel, ma ei tea, kas tasub isegi separate, kui see mingi vend, kes seda muusikat teeb, on veel mingi natsi ja mingi fassist, homo, kas sa tahad ta muusikat osta, ma toetan teda. Siis võib olla draw the line, aga kui Kanye on lihtsalt nagu damm, nagu vahet pole, vaata ta muusikast still, vaata kuud, vaata vahet pole, literally. Kuule, aga nüüd on see aeg käes, et nüüd peaks lõppmängu hakkama tegema. Lõppmängu? Ja lõppmänguks on täna siis see, et me pidime vaatama eelmise episoodi neid TikToki kommentaare ja neid kommenteerima. Kellel on TikTok telefoni tõmmatud? Mul on need Mikko saatis, mul on need ma hartisin igat kommentit peaaegu. Hartisid, jah? Ma hartisin kõige paremaid. Sest sealt tuli ikka kulda. Ma võin neid ette lugeda, siis me võime iga üks oma siukse 2 cents anda. Jamie, ekraan. Okei, ma teen oma renditioni. Okei. Nii. Yes. Nii viisi. Ma mõtlesin, et ma ei viitsi seda teha, aga kui me juba teeme, siis teeme. Ma arvan, see on Kamasländer, jah. Võtan siit need parem välja, pole mõtet. Okei, niiviisi. Esimesena kasutas oma päris nime, nii et call him a hard out. Helle Mai Vinni, okei, see ei ole päris nime, aga see eesnimi on tal. Niiviisi, alustab start quote. Konkreetselt, what the fuck, küsimärk. Mis asja te vingute, küsimärk. Oleks teil endal vaesus käes, siis pistaksite 2 suu poolega. Väga vale on
esivanemate mõeldud toite hukka. Siis tuleb üks reply, mõista. Nagu reaalne. Elle, mida fucking vittu räägid? Aga nagu jah, miks me peaks nagu väga respektima oma esivanema või nagu... Mis sa minust arvad? Ma olen rikas suurest. Vahe on... Sa peaks nägema, mida ma fucking Tartus sõin. Mitte sittagi. Isegi mitte kama. Vahe on sellel, et ma võin ju nagu acknowledge seda, et see kõik on olnud, aga see ei tähenda, et mulle peab see meeldima, mis on olnud. Nagu... See on nagu vahe vahel. Ja need saavutused ei olnud nii great, et me peaks nüüd iga päev võtma mingi siukse 5 minutit, et kummardada mingi, ma ei tea, mingite nende... ma ei tea, Koduküla Jaagupi ja kuradi selle mingi Andres Baasi peale, et nad tegid nii võimast tööd. Iga päev, kui ma enne toitu, ma teen toidupalve ja ma hakkan nutma. Ma mõtlen, et minu vanaisa ei saanud pizzat süüa. Ja minu vanaisa sõi ka kama ja nüüd ma tema jälgedes nagu söön ka seda saepuru. Jah. Aga nüüd, kuna nüüd on meil palju parem elu, siis ma söön kama moosiga. Nüüd on vähemalt moos olemas. Oota, ma tahaks kõigepealt veel clarify'da. Ma tahaks clarify'da, et see video, kui sa vaatad seda nagu tervet, nagu actual videot, on ju, nagu terve selle point oligi ju see, et minu point vähemasti, kui ma selle teema üles tõin, oli see, et välismaalase nagu vaatepunktis on ju, need toidud on nagu täitsa teistsugused või nagu väga eripärased, on ju. Me tegime rohkem selle üle nalja, mitte see, et nagu nad nagu halvad oleks. Me literaali, ma ei ole mingit, kui keegi, ma näen kedagi kama sõna, sa stab ju. Plus vaata, sellega ongi see hea asi, mida ma tegin ka meelega, on see, et kui ma selle TikToki ma editisin ikkagi selle mõttega niimoodi, et ta oleks nagu võimalikult ründav selle toidu vastu ja sellepärast, et kui me oleks pannud lihtsalt sinna TikToki selle kogu klipi, siis see tegelikult oleks, esiteks see ei oleks rahvast käima lükanud ja teiseks on see, et ma ei teagi, kuhu ma tegelikult oma see oligi mõeldud nagu selle stirrimiseks, controversies. See oli edited, out of context. Niiviisi, lihtsalt username bunch of numbers põhimõtteliselt on ju, tänud username bunch of numbers. Siin on Mr. Worldwide. Bro, all of them can just jump off a roof. Is like, what's so bad? But come, I know I don't like it, but I don't disrespect my country. Sa disrespektid oma riiki sellega juba, et sa kirjutad fucking inglise keeles. Ja, või nagu, ta võib olla ka välismaalane, kes kuidagi translate'is selle asja ära ja nad nägid, et sländerivad seda jointi, aga ma olen kohe, kui ma ütlen, et mulle ei maitse mingi toit, mille on eestlased loonud, siis ma disrespektin meie riiki. Ta endale ka ei meeldi. Endale ka ei meeldi, jah. Ma olen treitor. Ma tellin 3 korda nädalast Wolti, on ju, Wolti. Aga ma respektin kama. Ma respektin, ma ei söö seda, aga ma respektin. Siis lihtsalt see on siuke kiire üleminek sellest, et muidugi Üllar Jörberg, podcast from Fish. Broadcast from Fish. No vaata nüüd, where you at now, bro? Easy. Me oleme emotionally stable, me ei võta kõike hinge, me ei pea rentima välja räiget stuudiot, kuna mingi interneti kommentaar ütles. Me oleme piisavalt tugevad. Jaa, täpselt sellepärast me tegime seda. Ma mõtlen nagu ma söön kama, vaata, aga see kontsept kamast on see on imelik. Ja ma mõtlen nagu maailmapildis, nagu mida teised riigid pakkunud on maailma cuisine'ile. Võrreldes nendega, it ain't that good. Nagu samamoodi ma ei preisi hamburgerid ka, ta on normid, aga nagu kui ma võtan selle osadeks lahti mingi Hessi burgeri, siis ma võin sellest ka räntida, vaata, kas ma siis disrespektin, keda ma siis disrespektin? Hessi. See on, ma arvan, suurem kuritegu osade inimeste jaoks. Et nagu... Me ajaks terve teise elanikkonna Eestist närvi. Siis ja muidugi Jarek Poiss kokku kirjutatud. Eestlasi ma siin videos ei näe ega kuule. Wow. Sad. Deep. Väga, see läks südamesse. Ma lähen täna õhtul koju ja nutan patja. Ma loodan, et sa tõnelik. Jarek. Ja muidugi Best Side of Europe lihtsalt, that's the name. Kuidas oleks sellega, et saame täiskasvanuks ka lõpuks? Ehk saab lõpuks aru, et selline asi pole väga naljakas. Nii, see on ähvardus. Sina kui... oh my god, see vend on täiskasvanu, ja ta on TikTokis kommentib.
Bro, mine pani tee mine tee midagi kasulikku oma eluga. ta pani lõppu emoji ka veel, it's over. Nagu ma ei tea, mida fucking täiskasvanud see on ka üks bitt. Mida türa teevad täiskasvanud? Mida nad teevad? Mida nad actually teevad? ja mis on see nagu, kui me võtame selle venna perspektiivi praegu täiskasvanust, siis mis see tema jaoks, mida selline täiskasvanu peaks praegu oma eluga tegema tema arvates? Ütleme, et sul ei ole lapsi ka vaata. Ma arvan, et sa peaksid ainult tööl käima, koju minema, siis sa ostad omale 3 fucking Aleksandri õlut või mingi Saku originaali. Sa istud teleka ette, sul on fucking kama ja hapurokk on kõrval. Mille sa lähed lihtsalt oma fucking, mis on mingi kodu keset linna, et enam ei ole, aga ma tahaks mingit sükest vaatad oma pilved all ära ja naine tegi sulle toidu valmis, kui ei teinud, siis sa kasutad füüsilist vägivalda. Arve on nii kõrge, elektrihinna, türa küll, bens nii kallis. ja muidugi siis kuidagi saab alati Code Start mimgid, lambid, pederest, lineaarsed jobid. Paika pandud nagu türa. Lineaarne jobi. Ja nüüd 24 laigiga lihtsalt onslaught ei lõppe. Seenepress, noored nolgid, rumalad kui lauajalad ning pole ka naljakad. Come on, man. See oli valus. Aga somehow siiski sa TikTokis meie klipi all annab meil populaarsust ja kommente. Selle valib algoritm, by the way. Ta võtab selle contenti põhjal, mis sulle meeldib, annab sulle neid videoid ja meie tulime. Vaata, selle venna, tänu sellele, et ta kommenteeris seal all, tema saab nüüd oma põrgu selleks, et lihtsalt TikTok hakkab talle fucking meie klippe soovitama. Ma vaatangi TikTokist contenti, mis mulle ei meeldi. Lõppkokkuvõte on see, et nad filtreerivad välja selle, et see defineerib eestlust, mis on meie toitumisharjumused, et me nii-öelda me ei respekti seda. Mitte, et nad võtaks, me ei ole keegi öelnud midagi mingi eestlaste saavutuste kohta, ajalooliseks me ei ole läinud, aga ma lihtsalt kama, mismoodi see nagu kas selle peab defendima nii jõhkralt, et mingid selle eest asi on tegelikult isegi eestlaste saavutustega ka nagu tore, et tegime, aga samas me ei pea samamoodi, see on umbes sama case nagu nende nii-öelda, ma toon paralleeli nende fandomitega, vaata, et sa võid seda asja nautida, mida eestlased teevad, aga sa ei pea raidima selle peale lõpuni välja, vaata. Lembitud tikk-raider. See on lihtsalt, nad käituvad nagu me oleksime disrespectinud seda, et ma ei tea, eestlased olid kunagi orjad ja me ütlesime lollid luuad, vaata. Ei nagu, see on, ma respektin seda, mis seal toimus, vaata, et nad elasid kõik selle läbi. See on see, mida me peaksime respektima, mis on nagu minevikus toimub, mis nad on nagu üle elanud, aga see, et nad ehitasid mingi kama, nice, aga ja nagu ma ütlesin, see oli lihtsalt puhtalt nagu out of necessity, kuna meil oli vaesus. Nad ei saanudki teha mingit masterful culinary, nagu mingit masterpiece'i, kuna meil lihtsalt oli vaesus ja nagu need ei olnudki mõeldud maitsvad olema. Need lihtsalt olid veitsa parem kui veesupp või midagi, mida iganes nad sõid. Lihtsalt sellest mingi one step over, nagu neid asju ei pea kummardama ja ma ei usu, et see nüüd nagu, et me ei ole patrioot, me ei ole eestlased, nad rikkusid kõik ära lihtsalt, ma vihkan neid. Et jah. Aga siis võib-olla endida siuksel toredamal noodil mõistus peas inimeste kommentaar siis YouTube'i video all Tobi Paus podcast episood 30 all Marit Loitmets. Väga humoorikas ja mõnus podcast, hüüumärk. Tunne nagu oleks sõpradega koos. Jätkake samas vaimus. Aitäh, Marit. Me teame, et sa oled tark inimene ja me oleks ka sinuga sõbrad. Marit. Kore lihtsalt formib praegu parasotsiaalseid relationship'e siin. Absoluutselt. Tunne nagu on sõpradega koos, siis on võimalus, kas ta on lihtsalt väga lonely või sa võid sa võtsid selle ühe positiivse kommentaari, mis tuli ja siis vaatasin meie ühe viewerit. Sa võtsid selle ühe positiivse kommentaari ja suutsid selle ka kuidagi aga ma tahtsin sellega ühe paralleeli tuua just nagu see nüüd out of context see tõesti kõlas whack. Aga nagu see podcast literally, kui ma panen selle autos ka käima, kui ma Bolti sõidan, it literally, see on hubane podcast, nagu ma tuutin meie own horni, ma olen okei, see on mu teine episood, ma olen kuulanud neid episoode vajem, kui ma ei olnud, siis see literally on tunne, nagu sa oleks sõpradega koos, see on tõsi, Marit, see literally, see on väga hea podcast, nii et keep it on. Aitab, see haud läheb sügavamaks, siin ei ole teemanteid all. Ma olen suutnud kuidagi olukorra sitemaks teha. Okei, igatahes järjest. Igatahes, Marit, kui sa kuulad seda,
siis Thank you, sa oled ainus võta Kareliga ühendust. ainus ära võta. Tema on ka väga ma olen üksik. whack, literally. Karel, ta ei ole ainus mõistusega inimene, lihtsalt enamus mõistusega inimesed, kes veel seal olid, nad ei kommenteerinud üldse. Tema vähemalt otsustas kommenteerida ja midagi positiivset kommenteerida, mis on väga nice. Okei, nii et Ivari taas, Marit, sa oled lausa üle keskmise. Väga hea, üle selle noodiga võime lõpetada. See ei kõlanud hästi. Üle keskmise. Kuidas ma selle nii ma tahtsin teha kena gesture'i lõpuks. Karel ütles, et sa oled 10-6, ne? Okei. Siuke kama, noh. Kama on vähemalt 20 pruu. Aga ma tahaks võtta praegu selle Men in Black selle lihtsalt mingi selle ama delete the memory ja nüüd lõpetame sellega, et YouTube'i jättis meile kommentaari Marit. Sa juba tegid Võtke see teloda käest ära. Sa juba tegid kõik. Sa kirjutid. Sa juba kaevasid selle augu endale. I fucked up. Aga jah, sellega ma arvan, siis me tänase podcasti lõpetamegi ja näeme siis järgmine kord jälle kunagi. Mu social skills on horrible. Ärge võtke nüüd siia. Ärge andke mulle avatud maiki. Ärge kunagi podcasti tehti. Ärge rääkige minu. Laske mul tagasi oma koju peitu minna ja lihtsalt tagasi nutma minna. Mind ei tohi lasta teist inimest. Mind ei tohi lasta teist. Kuidas ma selle nii fuck up? Ma ei saa aru. Thank you, brain. Jah, mul on see plot arvo. Jälle kontroversid. Ja.